Ja siin me oleme tagasi suurepärase keskkonnahariduse konverentsi laval. Jätkame vestlusringiga digivahendite kasutamine keskkonnahariduses, kuidas see tõhus oleks. Ja head vaatajad, kuulajad, teil on võimalus esitada ka meile küsimusi siia vestlusringi. Katsun neid tähele panna juba õige pea, kui te oma küsimusi siia kirja panete. Vaadake siis päevakava just seda osa, mis näitab praegu, et on alanud 15.10 ja siin on see Q ja A kuulus nupp. Pange kirja ja share'ige, ehk siis jagage oma küsimust ka meiega, saame esitada neid küsimusi ja saate osaleda omalt poolt siis aktiivselt vestlusringis. Aga ma alustan meie vestlusringis osalejate tutvustamisega, võib-olla siis sealt poolt ilusas punases kostüümis Katri Mirski, Gustav Adolfi gümnaasiumi geograafia ja loodusõpetuse õpetaja. Tere! Tere! Järgmiseks on meil Katariina Järve, Eesti Õpilasesinduste Liidu juhatuse aseesimees. Tere! Tervist! Ja Helen Tuusti, Lääneranna muuseumide teadur. Tervist! Tere! Ja Sander Oolo, kes ka hommikupoole siin esines, Eesti Loodusmuuseumi geoloogia osakonna juhataja. Tervist! Võib-olla me alustame siis algusest. Kui me mõtleme praeguse moodsa maailma peale, minul on koolis käimisest üsna tükk maad möödas, keskkooli ja põhikooli käimistest, et telefonid olid, aga olid need nuputelefonid ja ei olnud ekraanid, kuhu sai näppu vastu panna ja midagi juhtus. Ma küsin, et kas ilma digivahenditeta moodsas haridusmaailmas üldse saab, et kas me peamegi neid siis kasutama? Ilma nendeta pole võimalik elu. Ma siis alustan, et oleneb mida saab ja kui kaua saab. Et 1 tundi ilma digivahendita pidada on täiesti okei. Aga et me õpetame õpilast täiesti ilma digivahenditeta, seda ma tänapäeval enam ette ei kujuta. Kui ma läksin kooli tööle, sellest on küll päris palju aega möödas, siis ma igatsesin, et ma saaksin näidata pilti, videot, nüüd on see kõik võimalik. Ja lisaks on seal juures veel väga palju muud, mida siis õpilastele näidata ja millega tegeleda. Õpilastel on niikuinii vahendid olemas, nad on niikuinii seal olemas. Miks neid siis mitte kasutada? Aga oluline on see, et digivahend ei saa olla omaette eesmärk, vaid ta on ikkagi vahend. Kui ma küsin kohe siit edasi Katariinalt, et kas, sageli räägitakse, et kui sa nende digivahenditega enam õpilase pilku ei püüa, siis sa oledki läbi kukkunud. Ehk siis, kuidas siis tegelikult on õpilaste poolelt vaadates, kas neid on vaja atrakteerida selliste moodsate tehnoloogiliste vahenditega? No see sõltub hästi palju tegelikult ka vanusest. Et tihti jah, püüavad pilku rohkem interaktiivsed võimalused, aga üha enam tegelikult just gümnaasiumi astmes kostab seda, et ei, matemaatika riigieksamit küll ei taha virtuaalselt teha ja matemaatikat ei tahaks ise kirjutada, tahaks paberile. Et ma arvan, et kui digivahendeid kasutatakse, aga mõistlikus koguses, just nagu enne mainitigi, et piltide näitamiseks, videote näitamiseks, et siis see on hea, aga kindlasti ei tohi kaduda ära see paber ja pliiat, see kontakt. Järgmise küsimuse ma suunan siit osavalt Helenile ja Sanderile. Ehk siis, kui me vaatame nende võimaluste peale, siis kas teie töös võib olla, et tulebki sein ette, et te näete, et tänapäeval oleks see asi võib-olla palju lihtsam ja mõjuvam teha just digivahenditega? Te võite siia juurde ilmestamiseks mõne näite tuua oma töös, kus te kasutaksite siis digivahendeid? Asi vaatajale selgeks teha. Ma siis alustan, kui võib-olla vaataksin seda asja haridustehnoloogi pilguga, kuna ma praegu seda õpin ja olen ka töötanud sellel alal koolis. Et mis asjad need digivahendid üldse on ja mis on seal nagu oluline? Et kui me räägime digivahenditest, siis on see, eks ole, see riistvara, need on need arvutid ja mobiilid, aga samas ka näiteks andmekogujad, igasugused sensorid, need samad virtuaalreaalsuse asjad. Ja teine asi on siis need programmid, mis aitavad meil nendega suhelda. Aga on olemas ka veel kolmas asi, mis puudutab otseselt haridust, ehk siis kuidas
erinevate vahenditega sinna haridusse lähme. Ja muuseumite puhul muidugi, nagu näha ka Loodusmuuseumi puhul, et see on hästi hea võimalus tegelikult näidata, mis toimub muuseumis. Ja kui ma siia tulin, siis ma enne seda natukene vaatasin ka, et mis maailmas toimub. Ja leidsin ühe sellise uuringu, mis on avaldatud selle aasta kevadel, kus siis Taanis, kus siis uuriti sellist asja, et kui õpilased käivad muuseumis ja seal on mingisugune selline digitaalne vidin, hästi huvitav, et siis tihti on niimoodi, et nad nagu vaatavad korraks seda, teevad seal mingisugune lollitavad, teevad nalja natukene seal juures ja siis lähevad edasi ja midagi sellest ei juhtu. Ja siis kasutati ühte sellist huvitavat meetodit nagu ümberpööratud muuseumi meetod. Ehk siis enne, kui õpilased tulevad sinna muuseumisse, saavad nad koolis muuseumi poolt sellise eelülesande. Ehk siis nad teevad seal mingisuguse eeltöö ära, nad vaatavad videot, kuhu nad üldse lähevad, nad saavad mingisugused ülesanded. Selle abil on võimalik teha näiteks ka sellist uurimuslikku õpet, et nad mõtlevad välja mingi uurimisküsimuse ja siis nad lähevad muuseumisse ja siis nad vaatavad seda digitaalset vidinat. Ja see asi on nagu hoopis tulemuslikum, nagu selgus sellest uuringust, et õpilased said palju paremini aru, mida nad tegid, nad ei jooksnud enam niimoodi tõesti uisapäise ringi seal, vaid nad keskendusid ja nad enda jaoks nagu avastasid väga selliseid põnevaid asju, sest et seda kõike jälgiti ja kõik nende reaktsioonid pandi kirja. Nii et see on nagu üks mõte, kuhu tahaks nagu edasi minna ka kui looduskeskustele mõelda, et kui palju on selliseid programme, mis looksid nagu silla selle looduskeskuse ja kooli vahel, et see digivahend oleks tegelikult üks see võimalus. Minu jään hästi pikalt lobisema, et ma natuke olen lasen teistelt rääkida. Hea meelega täiendakski just seda, et muuseumid on ka aru saanud, et ekraanid, mis on nagu äärmiselt popid kõigis muuseumites, üldse igal pool, nad on ülihead tähelepanu tõmbajad, aga nagu tohutult kehvad tähelepanu hoidjad. Et see ongi täpselt nagu sa mainisid, et nad leiavad selle ekraani, teevad seal paar lollust ja siis liiguvad edasi. Et tegelikult siiamaani muuseumid on nagu seda mugavad olnud, et ekraan mahutab hästi palju infot. Ma saan panna hästi palju seda asja, mis seina peale ei mahu, ma panen siis ekraani ja siis arvatakse, et kõik loevad seda. Et tõesti, pigem on nagu eeltööd on nagu vaja rohkem teha, aga need mõtted, et tõesti teha enne tööd, enne muuseumisse tulekut, et see on asi, mida nii-öelda vaikselt nii-öelda muuseumi maastikul tõesti tehakse ja nagu ma siin oma ettekandes mainisin, et geoloogina on kohati väga vaja tehnoloogiat kasutada, et edasi anda seda, mida enam käega katsuda ei saa. Vaatan korra Katri poole, jaa. Selle ekraani koha pealt ma kommenteeriks ka, et kui me räägime näiteks õppefilmidest, siis õpilane suudab keskendunult vaadata 2 minutit, 3 minutit. Edasi ta suudab vaadata siis, kui tal on olemas kas mingi küsimus, midagi, mis ta peab selle filmiga edasi tegema. Või kui teda väga huvitab. Aga loota, et kui klassis on 36 või 38 õpilast, nad on kõik väga suured loodushuvilised, no loota ju võib, aga olgem realistid. Kas vahel on siis selline tunne, et vahendid on olemas, aga et kuidas need enda jaoks kõige paremini tööle panna, et see õppeprotsessis päriselt ka oleks kasulik? Jaa, selles mõttes, et sa pead enne ikkagi õpilast häälestama ja siis saad seda kasutada. Ja kõige paremad vahendid on need, mis ei ole ainult ühe aine põhised, vaid on ikkagi mitme aine põhised ja seovad erinevaid teemasid. Katariina, kui sa mainisid, et tegelikult kooli noortel näpud sügelevad ka päris asjade järele, et saaks pastakaga kirjutada ja midagi oma kätega ära teha, siis kuidas sina tunned või kuidas koolis õpilased võiksid tunda, et kas midagi on liiga palju või liiga vähe, kui me mõtleme just nende digivahendite kasutamise peale? No hetkel, kuna me oleme just tulnud distantsõppelt, siis
kõik hetked koolis, kus võetakse välja jälle iPadid või öeldakse, et võtke telefonid välja, teeme kontrolltöö telefonis, siis kõik see tekitab veidi nagu õudu või veidi sellist tunnet, et okei, me oleme nagu nüüd teinud mitu kuud järjest, et tahaks nagu päriselt seda nagu paberil kirjutada seda kontrolltööd. Aga samas on jälle see, et kui võttagi kontrolltöö näide, siis kui me teeme töö telefonis, näiteks mingis Socrative kui siis keskkonnas, siis see, mis hästi nagu positiivne on see, et esiteks õpilased saavad kohe oma tulemuse teada. Kohe, kui nad vajutavad send nuppu, siis on protsent teada. Ja teiseks mõned siis sellised õpilased, kes rohkem mõtlevad ka sellele, et kuidas õpetaja tunneb. Et neile hästi meeldib see, et õpetajatel jääb nagu seda töömahtu vähemaks. Et ma ise ka tihtipeale vaatan, kuidas õpetajatel ongi 6-7 klassi, et kui nad saavad selle Socrative keskkonnas teha selle kontrolltöö ja neil jääb päriselt 3-4-5 tundi vähem tööd kodus, et siis see tekitab nagu parema tunde. Aga jah, kuna see distantsõppe oli, siis pisut on see, et tahaks ikkagi paberiga, et õpetaja kirjutaks tahvlile. Just, et janu on juba tekkinud selle päris asja järele. Ma korra veel pöördun Katri poole selle küsimusega, et sealt, kus me alustasime, et kas saab ilma digivahenditeta, siis ma küsingi niimoodi, et kust siis see sein selles mõttes ette tuleb, et kus praegu nagu vanal kombel õpetada enam ei saa, et kus möödapääsmatu on haarata appi need digivahendid, olgu selleks siis ekraanid või vastamine nutiseadme kaudu ja nii edasi. Mul on selles mõttes võib-olla keeruline rääkida kõigi õpetajate eest, sest ma tean, mida tehakse meie koolis. Ja Gustav Adolfi gümnaasium on IKT-s suhteliselt eesrindlik. Ja meil ei ole eraldi arvutiõpetuse tunde, vaid meil on kõikide ainete õppekavadesse, õigemini ainekavadesse sisse kirjutatud, mida mina konkreetselt oma aines teen. Õpetan kliimadiagrammi koostamist, esitlus, 6. klassis referaat ja nii edasi, et mul on teada väga kindlalt, mida ma teen, lähtun sellest ja lisaks siis vaatan juurde veel, mida teha. Aga on valdkonnad, kus ei saa ikkagi ilma, loodusained kindlasti on sellised, sellepärast, et kui me millestki räägime ja õpilasel ikkagi puudub ettekujutus, siis kui ta seda näeb videona, simulatsioonina, animatsioonina, siis see annab talle väga hea ülevaate. Et kui ma küsin klassis, et kas sa oled käinud Saaremaal, siis vaatab mulle klass suurte silmadega otsa ja ma ei saanudki lõpuks aru, et kas nad ei saanud minu küsimusest aru või nad tõesti ei ole Saaremaal käinud. Sest kui ma küsin, kes on käinud Soomes, siis loomulikult tõstab terve klass käe. Aga kui neile ikkagi näidata neid samu kivimeid, mida Sander tõi siin näiteks, et siluri ajaks kivimeid näiteks Saaremaalt, siis nad vähemalt saavad aru, millest ma räägin. Kui raske on üldse praegusel ajal just selle tähelepanu hoidmise ja püüdmisega? Natuke puudutasime, et kui kaua see tähelepanu püsib, aga et ma kujutan ette, et tänapäeva noored ja me tegelikult kõik, kes me kasutame oma telefone või miks mitte tahvelarvuteid, me ju sorteerime ja laseme oma silme eest läbi päevast päeva väga suures koguses informatsiooni. Enne ette kujutatumal kombel võrreldes 20 aasta tagusega näiteks. Et kas siis, kuidas me peame selle rõhuasetuse võib-olla muutma, et kas me peame seda informatsiooni kuidagi väga täpselt suutma suunata, et see ka päriselt tähelepanu püüaks ja et see kohale jõuaks? Seda küll, aga tulles erinevate uuringute juurde, et tegelikult inimene suudab kõnetada ruumis seistes hästi 12 inimest. Ta suudab hallata veel 24, siis tegelikult meie klassikomplektid, mis on üle 30, kui me räägime siin linnakoolidest, siis tahes tahtmata on neid, kelleni sa päriselt ei jõua. Teeb sulle küll näo, et ta sind kuulab, aga mida ta tegelikult teeb, seda me ei tea. Et meil on 6. klassini telefonid keelatud, neil telefonidega probleeme ei ole. Nendel on pigem see, et kui töövihik ütleb, et ole hea, vaata nüüd, mida see märk näiteks tähendab pakendiringluse puhul. Kas ma võin päriselt telefoni välja võtta? Mõtlen, sa ei või, vaid sa pead, kus su telefon on. Siis gümnaasiumi puhul ma näen küll seda, et nad ei sega, aga vaikselt see näpp ikka küll ühel ja küll teisel kipub sinna minema. Aga asume selle juurde, et tunnistame nüüd ausalt, kellel meil kõigil on see kokkupuude olnud nende digivahendite ja selle õppimisega seosega, et siis mida on digivahendiga keeruline teha või mida nagu
päris hästi tegelikult seal ikka ei lahenda. Kas on mõni eesmärk, mida õppeprotsessis digivahendiga tegelikult nii hästi ei täida, kui võib-olla mõnel muul? Arutlus on digivahendis ikka praktiliselt võimatu. Et tegelikult omavaheline suhtlus digivahendis ei toimi. Ja see oli ka see, mida nad distantsõppel ütlesid, et tegelikult ma tahan päriselt rääkida. Ja õpetaja räägi sina ka päriselt meiega, mitte ära näita ainult ekraani. Katariina? No minu arvates ma nõustun väga sellega, et arutlus ja arutlemine just ja vestlus on hästi keeruline. Aga minu arvates tegelikult on hästi oluline ka see, et praktika just eriti loodusainetes, et me tegime küsitluse noorte seas just distantsõppe ajal, et mis on siis rasked kohad ja tulidki välja, et matemaatika ja loodusained on keeruline õppida just distantsõppel, sest et sa võid küll iPadis ühendada selle vooluringi ära, aga päriselus ta ei aita sind tegelikult päriselus edasi, et just see praktika ja see, et sa saad oma kätega panedki need ja sa tead, et kui sa vajutad valel hetkel, paned voolu sisse, siis ongi ohtlik olukord vaata, et just see praktika pool. Rohkem praktikat ilma võib-olla digita, aga tuleme siis, vaatame muuseumi vaatevinklist kas või, kuigi õppetöö on ju tegelikult väga tugevalt muuseumitööga seotudki, et mida on siis tegelikult muuseumi vaatevinklist, kas nüüd öelda, et mõttetu, aga pole mõtet teha digivahendiga? Ma arvan, et tervet muuseumit pole mõtet digivahendiga teha. Et see näitas just see kevad näitas seda, et kui maja on tühi, siis on ikka päris nukker. Et läksime küll oma virtuaalmuuseumisse üle, aga tegelikult ühegi digitaalse vahendiga ei saa seda muuseumit ennast asendada. Et muuseumi suur mõte on ju ikkagi koguda, säilitada ja inimene, kaasa arvatud õpilased tulevad käega katsuma või vaatama neid objekte, neid asju. Ja siis nii-öelda muuseumi ülesanne on seal luua seosed nende vahele, nende objektide vahele ja päriselu vahele näiteks või mingi õppeteemade vahele. Et seda kindlasti ei saa digisse üle viia. On küll, me nägime küll, et meil olid 10 000 külastajaid seal virtuaalmuuseumis ja kuulasid audiogiidi, aga pigem nii-öelda kommentaaridest tuli välja, et huvitav, millal see muuseumi uks päriselt lahti tehakse, et millal siia külla saab tulla. No vähemalt promo sai korralikult. Ja Helen. Ja siis tooksin välja ka Keskkonnahariduskeskuse vaatepunktist, et see reaalne keskkond jääb tajumata ilma selle, või kui me kõik asja digitaliseerime, tegelikult see, mis on see loodus ja see tunnetus, mida siis nagu kõigi meeltega on võimalik seal kogeda. Et arvutid ei ole veel nii ja need digitaalsed vahendid ei ole veel nii võimsad, et nad suudaksid meile anda selle kogemuse, kuigi ilmselt ikkagi selles suunas asi liigub, et kõike varsti on võimalik kogeda ja algoritmid arvutavad välja, mis oleks individuaalselt minu jaoks just see kõige ägedam kogemus ja siis annavad mulle need sisendid ja siis ma võin olla kuskil masina küljes ja siis mul tunne, et ma tajun seda loodust, aga õnneks seda praegu veel ei ole, sest meie ei ole ilmselt selleks valmis, me oleme selline põlvkond ja ma loodan, et veel paljud järgmised põlvkonnad ei ole selleks valmis, aga mis edasi tuleb, seda me ei tea. Tõenäoliselt on see jällegi mingil määral oleks selle keskkonnale oleks see kasulik, et me ei peaks ise lendama teise maailma otsa, et näha ühte mingi ahvileivapuud või midagi sükest, et me saame seda tajuda ilma liikumata, ilma nii-öelda väga suurt nii-öelda ökoloogilist jalajälge omamata. Mina vahepeal kasutan võimalust ja pööran tähelepanu kõikidele meie konverentsil osalejatele, kes te olete ka oma ekraanide ees parasjagu läbi digivahendite. Kui see teema siin tundub nagu gibberish ja liiga keeruline, siis ma saan teist aru. Võib-olla ei oskagi midagi küsida, aga samas ma mõtlen, et pange ikka oma näpud tööle ja trükkige meile mõni tore küsimus. Saate ka osa sellest mõnusast vestlusringist. Mina pöördun teile tegelikult sellise väga lihtsa ja isikliku küsimusega järgmiseks. Et kui te vaatate oma ellu, siis kuidas teie oma siis töös, elus neid digivahendeid hariduses kasutate? Nagu muuseumihariduses meil või... Ja, just vaatame just seda poolt, et mis on teie nagu töö osaga seotud ja siis õppimise osaga seotud.
No, meil peamiselt Eesti Loodusmuuseumis on, me ikkagi püüame olla inimesekesksed suuremas osas. Et tõesti, et tundidel on füüsiline inimene ikkagi, kes viib neid muuseumi programme läbi. Tõesti on meil retked maastikule ja nii edasi, aga siin eriolukorra ajal tõesti me pidime natukene adapteeruma, näiteks meil just need huviringid, kuna füüsiliselt on võimalik kokku saada, siis me pidime kasutama mingeid teisi meetodeid. Aga eks me natuke vaatame tulevikku ka sellega, et praegu me nagu vaikselt saladuskattel töötame nagu nii-öelda ka sellise krati kallal, kes just pigem suudakski mõista õpilase taset rohkem. Sest et kui tuleb klassikomplekt, tuleb tõesti nagu need hästi suured klassikomplektid, mingi 30 last tuleb sisse, siis tegelikult olgem ausad, need kõik 30 ei ole näiteks seal 5. klassis. Et mingid teooriad räägivadki, et meil on umbes kolmandik on 4., kolmandik on 6. ja kolmandik on päriselt 5. Et kolmandikule on see liiga keeruline, neil kaob huvi kiiresti, kolmandikule on liiga lihtne, neil kaob huvi kiiresti ja kuidas tegelikult seda last seal muuseumis paremini kaasata, et kuidas igaüks saaks natukene endale sobiva tasemega ülesandeid, et tal tekiks nagu, tal oleks neid mõnus lahendada, kuidas tal oleks nii-öelda kogu aeg väike nii-öelda taseme areng, et iga ülesanne on natukene raskem kui eelmine, et sul jälle nii-öelda ülesande lahendamise järel tekiks siuke tehtud. Et praegu, see on tuleviku teema, me nii-öelda kombime lihtsalt tuleviku loodushariduse nii-öelda piire, aga praegu peamiselt me just näitamegi näiteks just virtuaalreaalsuse lahendusega näitamegi mingeid asju, mida silmale muidu on väga keeruline näha. Et viimane minu arust äge lahendus on see, et me näitamegi, kuidas päriselt nahkhiir võiks maailma tajuda. Et me teame küll, et nahkhiired kasutavad kajalokatsiooni, aga tegelikult nahkhiired on pimeduses paremad nägijad kui inimene. Aga kui on päris pime, siis ta paneb need 2 meelt kokku. Ehk nii-öelda päris pimedates osades kasutab detailide täpsustamiseks veel kajalokatsiooni. Ehk kuidas tema peas siis see ruum tekib. Et seda on väga keeruline käte jalgade kelle selgeks teha, aga paneme ennast korra selle nahkhiire positsiooni ja näitame, et milline see maailm võiks välja näha. See on võimas. See loob kohe hoopis teistsuguse tunnetuse. Hakkasin praegu seda ette kujutama. Aga ja Helen. Tahaks saan teema jätkuks seda, et need digivahendid on tegelikult üks hea võimalus selliseks individuaalseks õpiteeks õpilastest. See on ju teada, et kõik jõuavad midagi erinevat viisil edasi. Ja seda on katsetatud ka. Ja selle asja nimi on ümberpööratud õpe, aga seda peab veel katsetama, et need tulemused näitavad, et see just nagu töötab. Võib-olla olete kuulnud selline asi nagu ümberpööratud klassiruumi meetod. Et ühesõnaga mõte on selles, et see, mis toimub tavaliselt klassis, ehk siis selline loengupidamine, see viiakse nagu õpilasele koju, et enne kui ta tuleb sinna klassi seda teemat arutama, ta vaatab kodus selle video ja küsimused või selle õppematerjali läbi, mille õpetaja on talle koostanud. Ja siis ta läheb kooli ja koolis saab siis hästi palju selliseid aktiivõppemeetodeid kasutada. Samas õpetaja saab järgi aidata neid, kes ei ole mõnest teemast aru saanud. Ja et selline meetod. Ja samas edasiarendus ongi siis niimoodi, et iga õpilane liigub täpselt erineva kiirusega edasi. Ma olen ise seda asja näinud Soome koolis. See oli väga huvitav, nagu, kui sa vaatasid, siis mitte midagi aru, mis seal klassis toimus, aga õpetaja ütles, et on väga suured lootused selle asja suhtes. Ja teine asi, ma tahaksin muuseumide koha pealt ka veel öelda, et digitaalsed vahendid annavad võimaluse näidata neid asju, mida näiteks mille jaoks muuseumis ruumi ei ole. Et anda nagu sellist lisamõõdet nendele eksponaatidele. Võib-olla nagu selline väike mõte ka. Ma pean ütlema, et tõesti meil nii see on, et miks me seda liitreaalsust kasutame, et me oleme väike muuseum, meil on mingi 380 ruutmeetrit on ekspositsioonipinda. Maailma loodusmuuseumitega võrreldes me pane tähelegi, et kuidas seda pinda kasvatada, ongi see näiteks liitreaalsus.
et salakiht muuseumis. Ja meil on nagu kõige vahvam võib-olla, mida ma ise olen näinud, meil on seal, kuidas mutt maal päriselt elab. Siuke läbilõige maa all, muld, käigud ja siis on seal mutt. Ja ma olen näinud ühe korra pintsakuga tüüpi 4 käpukil seade käes otsib seda mutti sealt käigustikust. Et sellel hetkel ma sain aru, et see kaasab. Et ta saabki aru, et kui sinna veel midagi juurde liita, et tõesti nüüd me katsetame sellega, et nad jutustavad ka veel, et mutt hakkab sulle jutustama, et tere tulemast, et oled sattunud minu pessa, et mul on siin kusagil selle käigu all on see minu mingi varakamber ja midagi niimoodi. See on see, et tehnikaga ongi see, et seda tuleb kasutada õigetes kohtades. Et kui sul ongi nagu mingi probleem, mida sa kuidagi muud moodi lahendada ei saa. Et väga keeruline on, meil on mutikohver, aga nagu seal on mutt. Ja siis on, et ta on ikkagi väga staatiline, et kuidas panna see nii-öelda aktiivselt sinu ruumi. Et tehnikat tuleb kasutada õigetel hetkedel vajalikus doosis, et leida see õige asi, mille edasiandmiseks mingi see tehnoloogiline vidin on kõige parem. Et vahest võib-olla mingid Lego-klotsid on kõige paremad ja siis ei ole vaja mingit tehisõppel, masinõppel lahendust. Et Lego-klots on võib-olla kõige lihtsam asi mingi asja edasiandmiseks. Sander, samas see mutt kõnetab. Mina käin alati 6. klassiga seal mullatunnis ja see mutt kõnetab, sest nad ei ole päriselt mutti näinud. Kui ma küsin, kui suur on mutt, nad näitavad mul selline. Ja mina küsin, kuidas see põrsas sinna mulla alla ära mahub. Ja siis nad saavad aru, et mutt on tegelikult selline. Ja loodusmuuseumis nad näevad, siis ütlevad, ongi nii väike, päriselt. Loodusmuuseumist mulle vist muidugi meenub siia vahele, et teie see valge talvine nirgitopis on pakutud ka kooliõpilaste poolt jääkaruks vist või jääkarupojaks. Et igasuguseid huvitavaid mõtteid võib tekkida. Me peame ettevaatlikud olema. Ma täiendagi, et see ongi see probleem, et lapsed on tihtipeale need asju näinud mingi väikses telefonis pildi pealt ja siis nad tegelikult ei tea, mis selle asja päris suurus on. Ja. Katariina, kuidas sind tehnika õppetöös abistab? No, kuna ma ise olen keeleklassis, siis tuleb tunnistada, et üsna lihtne on kõiksugu sõnastikke, et sa ei pea võtma paksu sõnaraamatut kätte ja hakkama seda lappama ja lehitsema. Et väga lihtne on näiteks lihtsalt võtta virtuaalne sõnaraamat, panna sinna sõna lahtrisse sisse ja ongi kohe käes. Samuti mulle meeldivad need, et me ikkagi näeme klassis ka, et meil on küll muuseumitunnid, aga ütleme siis nii, et kui me hakkaks iga päev, iga tund käima muuseumis, et näha kas või siis seda sama mutti, et see võtab lihtsalt juba see transpordi aeg, võtab nii suure ressursi, et lihtsalt seda ei ole nagu mõistlik teha. Et siis võib-olla mõni päev vaadata lihtsalt mutti projektori abil. Et mulle just see hästi meeldib. Ja kuna juhuse tahtel, ma olen ka Gustav Adolfi gümnaasiumist, et siis meil on ka ikkagi tundides üsna palju kasutatakse erinevaid digilahendusi ka. Ongi hea võimalus pöörata siis nägu korra õpetaja poole. Pean tunnistama, et tema ei ole minu õpilane olnud. No selge, aga ühe maja või ühe ringkonna inimesed. Et kusjuures enne see ärgitus inimesi küsimusi esitama toimis. Ja siit tuleb, kuidas tagada, et digivahendid tunnitöös kasutades õpilased teevad reaalselt kaasa, mitte ei viili. Ehk siis, kui nad kasutavad neid tunnitöös, siis kuidas me teame, et nad reaalselt ei viili? No aga selle jaoks on ju sellised ülesanded, et sa saad näha, kas ta teeb või ei tee. Et kui sul on ikkagi mingisugune küsimus ja kõik peavad vastama, siis on ju näha, kas on vastatud või ei ole. Google Classroom meie distantsõppel oli täiesti asendamatu ja sinna saab iga õpilane üles laadida seda, mida õpilane või see õpetaja soovib ja õpetaja omakorda saab sinna üles panna oma ülesanded, saab sinna üles panna videosid, küsimusi, mida iganes. Meil vähemalt Google Classroom oli väga hästi vastu võetud. Aga lähtudes oma ainest ehk geograafiast, siis erinevad kaardirakendused on täiesti asendamatud. Et Eesti puhul siis Maa-ameti kaardiportaal ja Arki siis joonistame kaarte, Google Mapsi kaardirakendus, erinevad kaardi õppimise mängud. Just 9. klass ütles, et Eesti kaardi sai mängude abil palju paremini selgeks kui kuidagi muud moodi. Jaa. Ma võin küsida, et aga mis siis, kui õpilasel ongi juba asi varem valmis, et kas see on nagu siis viilimine või kas see on nagu see, et kas ta siis võib telefonis?
No mina ei ole tegelikult keelanud, et kui tal on nii-öelda need asjad tehtud, mis vaja on, sest tublid õpilased kipuvad ka seda ütlema, et kui ma olen nagu väga tubli, siis õpetaja tuleb järgmise ülesandega, mis tähendab, et ma saan veel midagi teha. Et kas ma nagu tahan, et mõni vist veelega nii-öelda venitab näiteks mingi kontuurkaardi täitmist, et ma pean äkki veel midagi tegema hakkama. Tekib see, et kas tahad teha või tegelikult väga ei viitsi. No selge, veel üks huvitav küsimus, ma ei tea, kas see teie kooli nüüd puudutab, aga et kuidas aidata neid, kellel puudub ligipääs nutivahenditele? Et kas me teame või kui palju me teame teiste koolide tausta, kas on kooli poolt võimaldatud teatud vahendid, kuidas see tänapäeval on? No see tuli distantsõppel üsna tugevalt teemaks. Et me tegelikult ei saa eeldada, et igal õpilasel on kodus olemas sülearvuti või tahvelarvuti, et on olemas stabiilne internetiühendus, sest et oleme ausad, videotunnid, kui sa veel pead enda videot sees hoidma, et ta võtab üsna palju nagu internetti. Ja siis tulidki kodanikualgatused appi, et ma tean, et suuremad koolid jagasid ise arvuteid välja, et Gustav Adolfi gümnaasiumis oli ka samamoodi, et kui kellelgi ei olnud, siis ta esitab soovi ja siis ta sai koolist nagu laenuks. Aga pisemates koolides, see päris nii ei toiminud, aga õnneks siis tulid lahked inimesed ühiskonnas esile, kes aitasid siis kodanikualgatuse näol. Üks asi on see seade, teine asi on internet. Ma tean ka, olles ise pärit Hiiumaalt, ma tean Hiiumaa kogemust, et seal ei ole lihtsalt internetti. Kõikjale ei levi, eks ole? Ei levi igal pool küll. Ja kui lähedki maapakku selle kurja haiguse eest ära, siis võib-olla ei ole võrku. Ja sa lähed pakku, aga seal elavad ka inimesed. Jah, just. Üks selline küsimus veel, et tõepoolest mainitud sai, et see koroonaviiruse levik seadis meid nii-öelda katse platsdarmile, et kuidas me saame hakkama siis selle kodust õppimisega, distantsilt õppimisega. Siis, ja enne tuli ka välja Katariina jutust, et ühel hetkel sai mõnes mõttes küll ja tahtsid tulla kooli, tahtsid teha neid päris asju oma kätega ja ka kirjutada. Et mis te arvate, kas tulevikus, kui see pandeemia olukord saab läbi, kas me suudame veel pakkuda midagi põnevat õpilastele digikeskkonnas ja mis te näete, mis on need arengud, millele praegu rõhku panna, kui me tahame digivahendeid keskkonnahariduses kasutada? Peame arvestama sellega, mõnikord me unustame ära selle, et õpilased, kes tulevad, on alati uued. Et õpetaja tahab alati midagi uut, midagi põnevamat, sest tema ju õpib kogu aeg juurde, aga lapsed on uued. Ja mina näiteks näen, olles ise siis lasteaialaste lapsevanem, et nemad näiteks tegid tuttpüti animatsiooni, mida ma pidin kuulma järgmine paar nädalat, kuidas pildistasid, panid kokku, mida see tuttpütt täpselt tegi ja teiseks on need piibotid on meil ka väga aktuaalsed kodus. Selge, on tulnud ka üks tähelepanek, uurimegi järele, et kas Heleni mikrofon tuleb kenasti läbi, et meil on siin abipersonal, kas me saame korraks sekkuda, kui on vaja. Saad sa korraks palun rääkida oma mõtteid? Me saame testida, et kas Heleni mõtted jõuavad kohale, et võidki rääkida sel samal teemal, et kuidas me saame olla huvitavad ja kaasata. Ma isiklikult nagu mõtlen seda, et tõesti tundub, et kaob ära. Teeme väikse pausi, vabandust, see oligi testimiseks. Siis see ongi. Nii. Ja täname väga selle tähelepaneku eest, ega mina siin kusjuures ei kuule seda ülekannet, seda, mis tuleb internetti, nii et just teie tähelepanekud meid selle vestluse juures aitavadki. Väga tore. Saame siis jätkata. Tehnoloogia vedas alt. Just täpselt seda ma tahtsin öelda, et tehnoloogia ikkagi ei ole asendamatu, et tuleb ka saada oma kõlaval häälel hakkama. Jaa. Et millest ma nüüd hakkasin rääkima. Teema oli selles, et kui ühel hetkel sai digivahenditest kõrini võib-olla just selle distantsõppe tõttu, siis kuidas olla ikkagi populaarsed ja kuidas neid paremini kasutada? Mul on tunne, et siin ongi probleem selles, et neid võetakse kuidagi nagu eesmärki oma ette. Et mida ma märkasin olen ise ka märganud, et tehakse nagu sellepärast, et kasutada digivahendit, mitte sellepärast, et õpetada midagi. Ja teisest küljest jälle, kui võtta
mida rääkis siin Mihkel Kongur, näitas seda uurimust avastusrajast, et kui palju on ikkagi selliseid ülesandeid, mis keskenduvad sellise madalama mõtlemistaseme arendamisele. Et kui sa paned sellega sinna digitaalsesse keskkonda, ega see siis paremaks ei lähe. See on täpselt sama nagu ütleme igav õpilase jaoks, nagu ka iseenda jaoks, et seal on üks kindel põhjus. See põhjus on see, et need küsimused, kus sa saad vastata ühe sõnaga, need on arvuti poolt kontrollitavad. Ja see hoiab lihtsalt pärast kontrollimise aega kokku. Ma arvan, et need on suuresti seotud ka sellega. Sest on olemas hästi toredaid selliseid testi tegemise keskkondi. Ma ei taha Kahootist rääkida, sellest on juba kõigil täitsa kõrini, aga näiteks teisi, mis nagu aitavad ka õpilasel tegelikult sellist individuaalset õppeteed leida, et kui ta näiteks teeb selle testi ära, siis ta saab minna just vastavalt sellele palju ta punkte sai, siis mingisugusele oma teele. Et nagu selles mõttes ka mõelda, et kui me teeme sellist faktikontrolli, et siis kuidas me seda ka teeme. Ja. Et see on nagu selline mõtlemise koht. Ja ma ise olen ka mõelnud see jah-ei vastused või valikvastused, nagu kõige kohutavamad asjad, mis saavad nagu digiversioonis olla, et ma vahest nagu tunnen puudust just kõrvalt vaadates, et võiks olla mingi joonistamisvastuseid, et on sul lahter, sa saad kasutada just näiteks nutiseadmeid, mis on puutetundliku ekraaniga, kasutada just selleks, milleks need head on. Nagu zoomimine, joonistamine, midagi nagu siuksed vahetud, et kirjutada on seal tülikas tavaliselt. Jah, neid lahtreid täita on lihtne, aga võib-olla lihtsalt seda, see on juba see üleüldine nii-öelda koolisüsteemi asjad, et kas kogu aeg on vaja seda tulemust kiirelt teada saada õpetajal, et võib-olla nagu mingites vahe nii-öelda töödes ei ole, et las õpilane joonista parti või sinikael parti või mutti, kui suur ta võiks olla. Mina muuseas lasin Weiser-Mii keskkonnas joonistada kilp ja kihtvulkaani. Lemmikülesanne oli õpilastel. Me oleme muuseumis lasknud, see on gümnasistidele see ülesanne, et nad peavad joonistama kogu maa ajaloo ajatelje. See ülikeeruline ülesanne, seal nagu, kuna see on kõik 4,6 miljardit aastat ja siis paned neile kiusu pärast sinna ajateljele, paned viimase mingi 100 miljoni sisse, paned mingisuguseid sündmuseid, mida nad sinna ajateljele peavad panema. Ja siis ongi see, et kui sa tahad, et see resolutsioon oleks seal piisavalt hea, et sa neid näeksid, siis nad peavad tegema mingi 7 meetrit pika mingi pärgamendi kusagil. Et siis on sealt hästi geniaalseid lahendusi on olnud, et mingi super zoom, mingi zoomib juba zoom ja see on nagu nii äge. Muuseas üks minu õpilane selle kohta tegi nii, et ta võttis arvutist, tal oli A4 ja olid siis sellised väikesed vahemikud. Jooksid lihtsalt niimoodi, jooksid ja siis seal lehekülje all olid siis, mis toimus. Lõpuks siis see viimane 100 000 aastat. Aga see oli väga hea lahendus, lasin klassis üles panna, aga teised ka näeksid. Siit ongi hea liikuda just nende teemade juurde, mis puudutab, et mis on siis need kõige lemmikumad laste ja noorte seas, ehk siis millised digilahendused meeldivad? Ja võib-olla vaadata selle taha ka, et miks nad meeldivad? Keegi peaks mulle ka öelda, jah? Ma arvan, et seda peab õpilase käest küsima kõigepealt. Ja just ma mõtlen, et kui neid asju teha, siis mingis mõttes on kasutajad nii me ilmselt kõik õpetajate juhendajatena, aga eeskätt ju ka õpilased, keda õpetatakse, ehk siis me peaks lähtuma kasutaja vaatevinklist. No sellised natuke juba iganenud Kahootid, need varem, ma mäletan ise, ma olen praegu siis abiturient, aga kui ma olin mingi 6. klassis, siis lõi ka silma särama küll, et okei, Kahoot, aga nüüd, kui öeldakse Kahoot, siis ei ole enam päris see, et just lahedam ongi, kui õpetajad on leidnud ise mingeid huvitavaid viise, kas või see joonistamine, et meil on ka päris mitmed õpetajad praktiseerinud seda joonistamist, just et saada ise pilt, mõtle ise, tee kollaaž, ka näiteks see, kui sa saad pelgalt esitluse teha, lihtsalt antakse sulle teema, aga sulle antakse vabad käed ükskõik mida, eriti veel, kui sa saad ise teema valida. Ja siis just minu arvates see näiteks kas või keeletundides just eriti on see nii oluline, et sa saad ise valid teema ja sa näed just seda, et milline see õpilane ise on, mis talle meeldivad ja sa näed, kuidas ta räägib asjast, mis talle reaalselt meeldibki. Et silmad säravad ja seda meeldib kõige rohkem enamasti teha.
et just sellised võib-olla Kahootid ja sellised on natukene võib-olla jah, juba oma aja ära elanud. Kas Kahooti üks miinus on ka see, et seal jääb alati keegi viimaseks. Ja see nagu mäletan Loodusmuuseumist, mul oli huviringis, katsetasin ka Kahooti mingi aastaid tagasi, mõtlesin, ülilahe, kõik räägivad sellest, lapsed ütlesid, teeme Kahooti, tegime Kahooti ja siis üks väike poiss viskas oma purunemiskindla telefoni puruks, sest et ta ei saanud esimeseks. Ta ei saanud, minu ta sai teiseks või kolmandaks, aga lihtsalt ta ei saanud esimeseks ja viskas oma telefoni puruks, mis pidi terveks jääma. Võib-olla oli telefoni süülis. Ma ei tea, aga minu meelest on üks teema, millest me ei ole nagu üldse rääkinud, et kui ma võrdlen seda aega, kui mina käisin koolis 90-ndatel ja praegust, siis mul oli selles mõttes palju lihtsam, et ma ei pidanud nii paljude asjadega tegelema. Et kui me õudselt vaimustame sellest digist, siis me unustame ära selle, et õpilased, kui palju nad on koolis ja kui me anname neile palju loomingulisi ülesandeid, mis on ääretult toredad, aga kõik õpetajad neid annavad, siis vaesed õpilased, neil ei ole selleks lihtsalt aega. See viibki tegelikult selleni, millest meie vestlusringi pealkirigi, et kuidas see tõhus oleks. Ehk siis see vahend ju peaks täitma mingisugust eesmärki ja vahendit on mõtet kasutada siis, kui ta on selle eesmärgi täitmiseks vahest kõige parem viis. Et kuidas teha digivahendite kasutamine siis piisavalt otstarbekaks? Ma praegu puusalt tulistan, et äkki jah, selles mõttes koolis ja seal, et kõik digivahendid ei ole ainult ju selle jaoks, mis on nagu õpilasele silmaga nähtavad, et äkki on nagu just see, et tõesti, et õpetajad suudavad omavahel korrigeerida või nagu panna paika, et kes esitab mingid loomingulisi töid, et just taustal rohkem organiseeruda, et see kõik digi ei pea jõudma õpilase, et väga palju digi võib olla ka kulisside taga. Palun. Jah, et seesama Sandri mõttest edasi minnes, et see on see õpetajate vaheline koostöö, eks ole, ma ei saa sellest midagi rääkida, sest et ma olen ise väga vähe koolis õpetaja olnud, ma olen olnud küll kunagi ja see oli sellel ajal, kui alles algasid kõik need asjad, aga jah, see on selline huvitav küsimus, seda peab veel mõtlema. Et just, et õpetajad teaksid nagu, et mida tehakse ja püüaksid nagu koostööd selles osas teha, et see on hea minu meelest ka. Mu mõte on seatud just ka sellest, et ilmselt peab see lähtuma just kui vajadustest, eks ole? Eks see mõtestatus, et kui sul on vaja kirjutada referaati, siis sa ei pea seda tegema kõigis ainetes, vaid õpetajad lepivad kokku, et millistes ainetes ja millal õpilane seda referaati teeb. Või sama esitlus tõesti, et igas tunnis ei ole vaja teha õpilasele esitlust. Aga samas, et ei oleks ka nii, et meil on õpilasi, kes ei ole kunagi esitlust teinud ega klassikaaslastele esinenud. Ka seda ei tohiks olla. No tegelikult seal saab tuua selle just õpetajate koostöö, et näiteks minu koolis, minu enda tundides on pidevalt olnudki selline, et jah, see on eesti keele õppekavas sees tehniliselt, et referaadi vormistamine ja kirjutamine, aga ma ei ole kunagi kirjutanud eesti keele teemalist referaati, et kui referaati on vaja kirjutada ka näiteks ajaloos, siis ma kirjutan ajaloo teemal referaadi, mille eest ma saan ajaluku sisu eest hinde, kuid eesti keeles hinnatakse minu vormistust näiteks. Et just see nagu koostöö, et ei pea tegema igas aines, vaid et iga õpetaja saab hinnata just seda, mis on tema aines oluline. Jah, ja siit tuligi praegu väga hea asi välja, mille jaoks tegelikult digivahendeid on vaja, et see on koostöö igasugustel tasanditel. On põhjust arendada, on põhjust arenguteks, sest vajadus on ju olemas. Me vist võimegi enam-vähem siin otsad kokku tõmmata, kui kellelgi midagi lisada pole, siis ma tänan teid väga selle huvitava vestlusringi eest ja ma loodan, et kui meile laekub veel küsimusi, siis te olete nõus neile kuidagi posti teel vastama. Digiposti teel. Aitäh teile! Aitäh!